Enne veel, kui me lähme päris video juurde, siis see särk on leheküljel bibsart.com ja juhuslikult Bibiga koos valmis ka minu merch. See on siis valge hoodie ja see olen mina. Bibi joonistatud, aga see olen mina. Ja see on siis saadaval www.bibsart.com, link on all descriptionis ja koodiga N10 saad sa -10%. Seega mine check out ima merchi. Värve on veel musta ja roosad ja siis on ka punase kirjaga ja on musta kirjaga. My little baby, change your price tag. That's a upgrade on the watch that. Yeah, I'm on work. If you want that, is your rolling? Be precise, yeah. My little baby, change your life, yeah. That's a upgrade on your ice, yeah. Tere hommikust! Tegelikult on kell juba 1 ja ma just olin tund aega duši all. Üks asi, mida ma soovitan, esimese asjana räägin kohe ära. See ei ole makstud kinni ega midagi, ma lihtsalt ise avastasin. On laserepilatsioon. Ma olen väga pikalt mõelnud sinna minna ja mul avanes eelmine reede lambist võimalus saada tasuta täielik bikiini piirkonna laserepilatsioon. Üks asi, millega ma olen strugglenud väga pikalt ja millele ma ei ole väga lahendust leidnud ja ma olen liiga pussis ega ma ei ole ka vahetamisse läinud, on razor burns. Ma ei tea, mis nende eestikeelne nimetus on, aga need väiksed punased täpikesed, mis tekivad, kui sa raseerid ennast. Ja üks meetod, mida ma kasutan, Cosmopolitani artikkel, kus siis üks stripper annab nõu, kuidas raseerida niimoodi, et sul ei tekiks razor burn'e. Ma kasutan tema meetodid ja jah, razor burn'e kohe ei teki. Need tekivad võib-olla 12 tundi hiljem. Laserepilatsiooniga on see, et sa pead käima seal 5-6 korda, ma käisin ühe korra ja ma käin need järgmised korrad ka kõik ära, kuna ma tahan täiesti karvadest lahti saada. Sellega on see, et sul need karvad peaksid välja kukkuma mingi 10 päeva peale epilatsiooni ja ma käisin reedel, praegu on 3. päev, et hetkel need välja kukku ja 2 korra vahepeal sa võid raseerida, aga sa ei tohi vahatada või depileerida. Ja see oligi, et ma just praegu raseerisin ja see tädi ütles mulle ka, et nüüd on see, et mul ei tohiks enam razor burn'e tekkida, kuna mul laserdati seal ära ja siis neid ei teki enam. Ja ma raseerisin ja it's looking good already, mitte mingi punetus, mitte midagi. Soovitan. Kas ma peaks oma vuntsiga ära jääma? Ühesõnaga, mis päev täna on? Täna on 23. detsember, minu sünnipäev. Tere, ma olen nüüd 22. Ülilamp vanus. Ja ülilamp sünnipäev, kuna on koroona ja ma ei tee mitte muinegi täna, mul lihtsalt õhtul vanemate juures sünnipäevaõhtusöök, see on iga-aastane traditsioon, aga seekord ei tule terves suguvõsa kokku. Ühesõnaga, me teeme nüüd natukene meiki, ma näeksin inimene välja. Esimene step on Carmex või mingi hügieeniline huulepulk ja see on väga tähtis mõne stepi pärast. Te näete ja saate aru, miks. By the way, soovitan proovida, pange Carmexid peale ja siis proovige suudleda kedagi. Nad hakkavad teid lihtsalt vihkama. Järgmisena ma kasutan NYXi Pore Filler Primerit. Aga 22. eluaasta, mida ma olen õppinud või targemaks saanud. Üks põhiline asi, mis on olnud minu viimase poole aasta revelation äkki, on see, et ma olen siuke inimene, kes automaatselt, kui keegi mulle midagi räägib, ma eeldan, et nad räägivad tõtt. Ma mitte kunagi ei eelda,
et keegi valetab mulle, kuna noh, ma ei tea, ma ei kahtle selles, mida inimesed mulle räägivad ja therefore ma nagu eeldan, et inimesed räägivad mulle tõtt, aga ma olen aru saanud, et kuna tegelikult inimesed valetavad palju rohkem, kui ma arvata oleksin osanud, siis ma teen oma elu väga palju lihtsamaks, kui ma lihtsalt eeldan juba eos, et võib-olla see inimene, kes mulle praegu seda juttu räägib, võib-olla see ei ole täiesti tõsi. Ja siis, kui hiljem tuleb välja, et see inimene täiesti valetas mulle, siis see ei ole nagu nii suur šokk. Inimesed valetavad sitaks rohkem palju. Nagu väga huvitav asi, mida ma olen ära õppinud. Räägime natukene sellest, et mul sai tegelikult nagu 16. detsembril täis 3 aastat YouTube'is. Ma isegi ei teadnud seda, ma lihtsalt olin nagu ma teadsin, kuskil detsembris mul peaks saama 3 aastat, aga ma ei teadnud mitmendal. Siis ma vaatasin, oi, 16. detsembril, mul sai lambis 3 aastat täis. Et noh, ma ei võta ennast ja ei hakka ennast ka kunagi võtma OnlyFansi tüdrukuna, kuna tegelikult ma alustasin YouTube'iga ja minu jaoks see YouTuberdamine ja pluss Instagramis see töö tegemine on olnud kogu aeg see main thing, mida mulle meeldib kõige rohkem teha. Mul on hetkel umbes 10 valmis monteeritud videot, mida ma ei ole tegelikult YouTube üles võnud, kuna ma ei ole rahul nendega. Ma olen viimase aasta jooksul muutunud nii kriitiliseks oma contenti suhtes. Mul on kogu aeg lihtsalt selline tunne, et ma saaksin paremini või et nagu ma tahan muuta midagi või et mul on üks videoidee, aga video tegemise ajal see video elab hoopis teises suunas, siis ma ei ole rahul sellega. Noh, ma olen eluaeg olnud väga enesekriitiline inimene. Anyways, järgmisena ma kasutan Maybelline Fit Me. See on foundation, aga muidu ma kasutasin seda, mis on klaasi sees, aga see on siuke nagu sarnane rohkem pigem BB-kreemile ja ta ei ole nii raske kui tavalised foundationid. Aga ja, ma mõtlesin, et siis nagu 3 aasta puhul võiks panna vähemalt nagu mingi video üles, et viimased aasta aega ma ei ole põhimõtteliselt üldse YouTube'i teinud. Noh, ma olen seda teinud, aga lihtsalt mitte midagi sellest contentist ei ole avalikkusse teinud, kuna ma lihtsalt chasin iseennast nii fucking palju. Aga noh, main reason, miks näiteks viimased 3 kuud ma ei ole mitte midagi üles pannud, on tegelikult sellepärast, noh, kolimisvideo ma panin, okei. Aga on minu tervise pärast. Ma natukene rääkisin sellest eelmises videos ja siis ma tegin vahepeal veel ühe video, kus ma rääkisin sellest pikemalt, aga noh, see video ma ei pannud seda üles. Seega räägime natukene. Ma olen 3 kuud olnud haige. Sümptomiteks on pidev valu minu kõhus. Mitte alakõhust, mitte keskel nagu kõrvetised, vaid ülakõhus. Täpselt siin ribide all. Siin, kus ribid lõpevad selle, noh, 3 nurgas. See hakkas siis umbes 3 kuud tagasi. Siis ma läksin EMO-sse 2 õhtut järjest. Siis mulle lasti lihtsalt sitaks valuvaigisteid sisse. Mingi pool liitrit äkki igal korral. Ühesõnaga, esimene kord EMO nad ei leidnud analüüsidest mitte midagi. Ja siis 12 tundi hiljem, kui ma olin uuesti EMO-s, siis olid juba analüüsid laes. Ja siis nad olid nagu, oh shit, no sul on midagi väga putsis. Ja nüüd ma olen käinud arstide juures ja kuna hetkel on koroona ja tervisehoiusüsteem on nii ülekoormatud, siis mulle tehakse uuringuid, on ju. Aga igal pool on järjekorrad, kuna neil on koormust vähendatud, nagu vähem personali töötab seal, kus on plaanilised patsiendid, seega kõik järjekorrad igale poole, kõik ajad on pikemad, on ju, kuhugi sa ei saa üldse uuringutele. Seega minu järgmine uuring on jaanuari keskel. Seni mul ei ole ravi peal, kuna nad ei tea, mis see on. Põhimõtteliselt nad lähevad läbi välistamismeetodi, kuna minu sümptomid on siuksed erilised. Ühesõnaga, minu tervisega toimuvad mingisugused seletamatud asjad. Üks sümptomiteks on see, et on haige väsimus, energiat ei ole, magada põhimõtteliselt ei saa, kuna kogu aeg on valud. Valuvaigistid ka ei taha pugida. Noh, hetkel on lihtsalt see asi läinud nagu nii kaugele, või noh, see asi läks juba nii kaugele suht kohe alguses, et ainuke valuvaigisti, mis reaalselt aitab, on paracetamol kodeiiniga ja see on, kui seda liiga palju võttes, see paneb maksale väga suure paugu. It's been fun, ütleme nii. Järgmisena ma kasutan ka Maybelline, ma olen Maybelline'i hoor, ma ei tea miks. Neil on seda asjad, kinda. Järgmisena kasutan Maybelline'i Instant Anti-Age Eraser Multi-Use Concealer. Sellega on lihtsalt see, et mul on üks teine concealer ka, aga see teine on nagu väga raske, et jällegi mulle meeldib see, kuna ta on hästi kerge. Järgmisena ma kasutan Maybelline'i surprise Lasting Fix All Day Matte Finish Loose Powder. See on hästi siuke basic, kuna nagu ma märkasin, et kõik kasutavad loose powdereid, ma kasutan ikka veel kinnist powdereid ja nende kinnist, et noh, see puuder on nagu
kinni löödud nagu kõva puuder. Ma ei tea. Nendega on see, et iga kord, kui see maha kukub, see läheb katki ja sa pead põhimõtteliselt uue ostma. Ja sõltub ka, kuidas kukub, aga noh. Ja siis ma märkasin, et kõik internetis kasutavad ainult loose powderit ja nagu ma ei oska beikida ja ma ei taha beikida, kuna see tundub hästi cakey make-up. Ehk siis mida ma teen selle loose powderiga, ma käin kogu oma näo üle ja ausalt öeldes see on piisav, kuna ma ei kasuta seda liiga palju ja ma räägin beikida, ma ei oska. Ma olen proovinud, aga it ain't for me, honey, it just ain't. Ma näen välja nagu kloun või nagu ma oleksin just küpsetanud 3 tundi muffineid. Järgmisena ma teen kulmud. Nüüd mul on väikene dilemma. Tavaliselt ma teen kulmud niimoodi, et ma tõmban eyebrow-geeliga nad paika ja siis natukene täidan neid. Ma joonistan väga kastikaid kulme, vahepeal mulle nagu meeldisid need ilusad, et ta feidib siit keskelt ja kõik on ja, aga nagu mulle meeldib rohkem siuke natural look. Siis Simona, mu Mercy Shoot'i maker, õpetas mulle siukse väikse triki, kuidas saada need kulmud täiesti nagu väga naturaliks. On kasutada Schwarzkopf to be glued, spiking glued. See on nagu juusteliim põhimõtteliselt. See on väga tugev ja see töötab väga hästi, sa saad konkreetselt oma kulmud püsti. Aga kui sa teed foundationi enne kulme, siis see foundation, kui sa nagu kasutad seda, ta lükkub siit nagu alt ära ja see jääb siit ümbert hästi kole. Ja ma ei tee kulme enne ma nagu muud make'i, kuna ma ei tea, mulle ei meeldi nagu I don't vibe it that. Seega, ma ei taha väga oma nagu foundationid ära rikkuda, aga samas ma tahaks seda kasutada. Samas ma ei tea. Ühesõnaga, ma improviseerin. See eyebrow gel on üksi Control Freak. Pliiats on Maybellini Brown Ultra Slim. Võib-olla oma tervise kohta, kuna väga paljud on kirjutanud mulle, et mind aidata ja nagu selgust luua, siis nagu ma tean, mis mul ilmselt probleem on. Nagu ma aiman, aga lihtsalt kuna põletiku näitajaid vahepeal ei ole, siis ei saa olla pankreatiit. Selles mõttes, et kui on pankreatiit, siis on ka põletiku näitajad üleval ja need põletiku näitajad olid üleval. Aga kuna mul on siiamaani nagu pooled sümptomid alles, valu ei ole enam nii tugev ja nagu vahepeal on parem olla, aga mõni päev ma konkreetselt suren nagu nii siit on olla. Üks inimene, keda ma tahaksin tänada, lihtsalt selle eest, et ta on nagu nii humble, on Sass Henno. Sass Henno kirjutas mulle paar päeva tagasi, kuna ma tweedin hästi palju sellest, et mul on nagu siit ja pask olla, kuna lihtsalt see minu koopimekanism, et ma ei taha, et keegi muretseks mu pärast, kuna nagu mu pere niikuinii juba muretseb ja nagu it's being taken care of, ma käin arstide juures ja kui väga hull on, siis ma kutsun lihtsalt kiirabi endale, aga lihtsalt nagu minu meelest sellest tweetida nagu kuidagi ongi see, et nagu mulle ei meeldi väga ventida kellelegi, mulle ei meeldi helistada sõbrannale ja nagu öelda talle, et mul on nagu nii sitt ja pask olla, vaid ma pigem nagu tweetin sellest. Kuna siis ei ole nagu, et ma vingun ühele nagu inimesele, vaid see on lihtsalt see, et ma teen enda üle netis nalja. Anyways, Sassina kirjutas mulle, et nagu ma olen mitu päeva tema radal juba olnud, et ta on väheke mures või niimoodi ja ütles, et mul tuju paremaks teha. Siis ma võin minna pahandusse ja siis nagu öelda lihtsalt seal müüjale, et Sassina saatis mind, et tal on mulle tasutud pelmeenid. Little does he know, et ma tegelikult ei tohi rasvast toitu süüa. Mul on nagu täielik, et nagu see on esimene sünnipäev üle mitme aasta, kui ma ei joo alkoholi, kuna ma ei saa lihtsalt. Ma võin konkreetselt koomasse langeda näiteks. Sellega nagu nalja ei ole. Loomulikult ma olen siin vahepeal sala ja mingi tilgakese veini võtnud, siis konkreetselt mingi 2 lanksu ja nagu nope. Ma just tegin endale olemise hullemaks, et ma arvan, et kui mul oleks tervis täiesti korras, siis enamus osa koroonast ma oleksin suht alkoholi lembeline olnud. Vaadates tegelikult minu historit krooniliste haigustega, ma peaksin olema vegan, ma peaksin olema nagu kõige tervislikum inimene üldse, et hoida oma niigi tervist ja immuunsussüsteemist ma ei hakka isegi rääkimagi, kuna seda mul lihtsalt ei eksisteeri. Kui ma vaatan teisi inimesi, kes konkreetselt, neil on raune tervis, nad teevad ükskõik mida ja siis ma lihtsalt mõtlengi, et miks nagu äkki mul on ka nii, et äkki lihtsalt kui ma poputan ennast väga palju, et siis mu tervis ongi nagu nõrk, et kui ma nagu rohkem asju teen, siis mu tervis läheb tugevamaks, aga tegelikult see ei tööta niimoodi. Natukene aga romantiseeritakse, kas on sõna? Mind ei koti minu terviselu-viis, et ma teen suitsu ja ma joon ja kõik ega ma olen nii cool. Mis on nagu fine, äkki see nagu oledki cool, aga nagu tegelikult
nagu, ma ei tea miks, aga mul on nagu osad sõbrad on alati naernud inimeste üle, kes mingi panevad hommikul oma pokebowlidest pilte ja siis lõunaks teevad smootisi ja teevad sellest video. Nagu, tegelikult see on õige nagu why are we laughing, nagu tegelikult me peaks nagu kõik veits kergemalt toituma. Aga jah, ütleme niimoodi, et kui ma juua ei või ja kui ma seda ei või ja kui ma toda ei või ja kui ma pean tervislikult toituma, siis mul on see, et palun lihtsalt laske mulle ainult üks pahe, mida ma veel võin kasutada, kuna muidu ma olen lolliks. See on tegelikult nagu nii irresponsible asi, mida nagu netis öelda, et ai, mul on tervis putsis, aga ma ikka suitsetan, aga nagu ma arvan, et pigem see, kui et ma hakkan valetama teile. Ja noh, ma ei suitseta nagu nii hullult, et ma olen konkreetselt vähendanud seda. Ja kuna mul on söömishäired olnud, söömishäired ei lähe kunagi 100% minema, need on for life, siis ma kardan, et kui ma quittin suitsetamise, siis üldine asi, millega inimesed asendavad suitsetamist, on snäkkimine. Ja siis mul tegiks lihtsalt uuesti veel suurem probleem toiduga, kui mul juba praegu on. See on üks nagu minu nõrkustest, millest ma väga mitte kellegagi tegelikult ei räägi. Ei taha ka rääkida, aga ma lihtsalt ütlen seda tervele internetile. See on ka üks põhjus, miks ma siiamaani ei ole teinud söömishäiretest videot, kuna ma ise ei ole piisavalt terve selle jaoks, et sellest rääkida. Ja vahet ei ole nagu, kuidas sellest rääkida. Ma olen üritanud leida mingisugust kuldset keskteed, kuidas rääkida söömishäiretest niimoodi, et see ei triggeriks mitte kellelgi mitte midagi. Aga see ei ole lihtsalt võimalik, kuna ma ei saa nagu, ma alati räägin, kui ma millestki räägin, ma räägin enda story'st koos enda detailidega ja näidetega, on ju. Nagu niimoodi on minu meelest palju funnim seda asja kuulata ja mõtet on rääkida mingit suurt ümmargust nagu ila lihtsalt, mis on nagu, me oleme kõik seda kuulnud 150 korda, on ju. Mis minu story teeks eriliseks, see ongi nagu minu enda näited. Aga ma ei saa nendest rääkida, kuna mida mina ise tegin, kui mul oli väga putsis, et ma vaatasin To The Bone'i Netflixist, on ju, ja võtsin sealt erinevaid tippe ja nippe, kuidas veel rohkem ennast näljutada. Et see on nagu väga fucked up maailm. Ega ja üks jälle vastus teile, mida te olete küsinud minult juba 2 aastat enne, millal sa selle video tee. Veel ei tee, kas üldse, ma ei tea, kuidas ma räägin sellest, kuna noh, ma veedan väga palju aega TikTokis, on ju, ja seal ongi niimoodi, et iga kord, kui on nagu mingi sensitiivsem subject ja kui ei ole pandud sinna TikToki captionis trigger warningud, siis kõik nagu kommentaarides on nagu, sa peaksid panema trigger warningu. Kuigi nagu, kui sa oled idolites, siis ükskõik mis võib sind triggerida, seega nagu sa ei saa süüdistada ühte inimest contenti tegemises, kui see sind triggerib, kuna nagu see on sinu enda asi, aga samas I also get it. Nii kahatsaga asi ja ma pläman nii palju ja ma pean meikid tegema, ühesõnaga. See reetik häirib mind, ma võtan selle ära. Jah, ma käisin juuksuris, ma lasin endale triipe teha. Ei, miks sa lasid endale triipe teha? Sa ju pidid juuksed välja kasvatama ja olema forever oma natural värviga. Jah, aga kui minu tervis läks putsi, siis ma sain aru, et ma ei taha surra niimoodi, et minu juuksed on minu värvi. Tahan olla oma fucking kirstus ja sleida mingisuguse uuema juuksevärviga, et kõik mäletaksid mind kui blondiini, mitte kartul ennit, eks ole. Mida võite. Ja ma olin seal juuksurist kokku 3 tundi ja mul oli terve maski ees ja mul on astma, ma suitsetan, on ju, seega ma ei saa aru, mida te virisete. Mida hingata? Okei, vahepeal jaa, kui sa jooksed mööda kaubanduskeskust ringi 22. või 23. detsembril, et osta viimasedki jõulukinde, kuna sa oled lollakas, et sa neid varem ette ära ei ostnud, mind ei kotsi, et sul ei olnud aega. Nagu meil on aega olnud aasta aega, nagu since eelmine fucking jõulud, on ju. Kui sa jooksed mööda kaubanduskeskust ringi, kus on palav, kus on väga palju inimesi, no shit, sa lõpuks ei saa hingata, kui sul maski ees on, ju. Kuna sa oled rahvarohkes kohas, kus on palav, sul on ilmselt õueriided selles fucking talvejope, on ju. No fucking shit, aga kui sa oled rahulikult juuksuris, kus on ainult sina ja ainult sinu juuksur, teist juuksurit ja teist klienti ei ole veel kohal, on ju. Ja sa chillid seal on siuke mõnus jahe, sa jood oma kohvi ma jõin oma topsist ja seda ma jõin niimoodi, et iga kord, kui ta käis 4 korda värvi juurde segamas, kuna mul on nii paksud juuksed. Et iga kord, kui läks värvi juurde segama, siis ma nagu korraks nagu võtsin nagu lonksu kohvi ja siis see olge vait! Sest olge vait! Ei nii see. Ühesõnaga, nüüd ma kasutan Urban Decay Backtone Paletit. Shade 3 sheets. 3 sheets or 3 sheets? Ma olen nii vaimukas täitsa putsis. Ma ei tea, mida tegelikult teha oma silmadega. Mu küüned on hetkel sellised. Seega ma mõtlesin, et äkki teha midagi punast. Aga ma teen niikuinii punased huuled, kuna punased huuled on mul lemmikud. Oi, ma unustasin ühe steppi vahet ära. See step, mida ma ütlesin, et me ootame
Seda ma teen tavaliselt siis, kui ma olen foundationiga lõpetanud. Ja mida ma teen on see, et ma võtan ühe baby wipesi. Ma pühin maha foundationi ja Carmexi. Siis ma võtan oma rätiku. Seda ma nägin kuskil TikTokis, sest see on nii idiootne asi tegelikult, mida teha, aga pohhui teeme, onju. Ma hõõrun oma huuli. Ja nüüd on üksi Filler Instinct huuleläike. Plumping Lip Polish on ju see plumper, lip plumper. Ja ta peaks hakkama mõnusalt kipitama. Et jah, kui ma teen süükse lukki, kus mul on vaja panna huulepulka, siis ma kasutan lihtsalt seda meigi ajal. Et ta teeb huuled natukene suuremaks. Või noh, ma ei tea, kas ta päriselt teeb. Võib-olla ta lihtsalt nagu ongi nagu kipitav toimega ja that's about it. On ju, et see on scam. Ma ei tea, kuidas need asjad töötavad. Teeme kuldseks. Ma kasutan Modern Dreamer üksi paletit. Kõige säravamad shade'i siit. See on päris kolde. Ei nii ole vaid. Ma tunnen, et mu juuksed hakkavad vaikselt kuivama ja enne kui nad on kuivad, siis mul on vaja niisketesse juustesse panna ühte seerumit, mille mu juukser kinkis mulle, kuna ta teadis, mul on sünnipäev tulemas. Mul on alati nagu sünnipäevaga see, kuna literaali järgmine päev on jõulud, siis nagu ma olen isegi excited selle üle, et ma saan mingi kingituse sünnipäeval, vaid ma olen rohkem excited nagu jõulud üle, et nagu näha inimeste reaktsioone siis, kui nad nagu minu kingid avavad, kuna ma reaalselt nagu iga aasta näen nii palju vaeva ja see aasta ka on nagu. See aasta ma läksin nagu tegelikult way over budget, ma tean, et mu pere on nagu, et Enise kulutasid liiga palju, aga I don't care, nagu ilma nendeta ma läksin ammu juba maal. Liner, ma teen lineri, kuna ma olen kaljukits ja kõik kaljukitsid kannavad alati lineri, ma ei tea, mis värk meil sellega on. Ja viimasel ajal, ma ei tea, ma lihtsalt sain aru, et minu silmale ei sobi väga see mega pikk liner. Mulle sobib süke pisem, sükene rohkem kädae ja rau. Ole võit. Ja nüüd natukene highlighti. Arvan, et seda paletit te teate, kuna see on olnud mul nagu liiga kaua, aga ma hoian seda alles. See on L'Oreali La Vie and Glow, kuna siin on see... Oh god, oh honey, mul läksid küüned sisse. Ja, sellepärast mul ongi baby wipesid alati laua juures olemas. Siin on seda kõige heledamat, hästi natukene ja see täpselt piisab, et teha silma sisenurk ja kulmujoon. Eesti keel on nii tore. Ma literaali helistasin oma isaga, vaata, hetkel puhkusel ja siis tahtsin öelda talle nagu, et mingi nagu have fun, vaata, aga nagu, et lõputsege. Mul ei tulnud see sõna lõputsege või nagu nautige meelde, on ju, ja siis ma ütlesin oma isale hävige fun'i. Aga ta vist sai aru, mida ma mõtlesin nii, et jah. Aga ta on siuke inimene, kes on mulle alati puitu pannud, kui näiteks ma ütlen kõne lõpus tavai, on ju, vist on alati nagu, kas ikka tead, mida tavai tähendab, on ju. Värvime ripsmed ära. Fuck, kohvi läks igale poole. Mis mul vika on täna? Nice. Ei nice, väga tubli. Ma kasutan siis Maybellini Falsi / Lift. Üks asi, miks mulle väga tegelikult meikimist filmida ei meeldi, on see, et nagu mul edeneb kõige paremini meikimine siis, kui ma kuulan muusikat samal ajal, siis ma vibin ja I'm getting in the zone, aga nagu YouTube on hea copyright. Ma ei ole isegi midagi teinud ja juba keegi keerab ennast lokki. That's it, ma sirgendan täna. Nii, edasi tuleks veits kontuurida seda ilusat näolapikest. Ma kasutan Misslini Tropical Tan Bronzing and Sculpting Powder 35. Üks just on nagu bronzer ja kontuur ühes. Kuna ausalt öeldes ma väga ei saa aru, mis erinevus on nagu bronsimisel ja kontuurimisel nagu suht. Täidab ühte ja sama eesmärki, ütleme niimoodi. Siiamaani kasutan, siit on maha kulunud, aga BYS Highlighti. Ma sain selle ilumaailmas, ma tellisin sealt igas mingi paleti asju. Ja lambis see hüppas ette, siis ma nagu pohhu tellib ja see on nagu üllatavalt hea highlight. BYS-il ei ole just nagu kõige paremad tooted, ma ei ütleks. Et need on nagu enamuses on siuksed knock-offid, on ju, aga see on nagu väga hea.
minu blush. Tegelikult see huulelaige nagu sitaks sobib nagu meigi ja juuste ja kõigega, aga samas ma tahaks teha punaseid huuli, kuna nagu Christmas vibes. So, mida ma juustega teen? Kas ma sirgendan? Kas ma teen lokid? Maybelline Superstay Ink Crayon. Sellega on hea siis see, et mul on sitaks punaseid huulepulke, ma olen kõik ära katsetanud. See on ainukene, mis põhimõtteliselt ta ei määri, et kui sa kogemata lähed pihta või tõmbad juuksekarva läbi, ta ei määri sul mitte midagi nagu nägu, on ju. Aga ta muutub suht kuivaks, ega üks asi, mis mulle meeldib teha, on nagu selle peale veel panna mingid läigelt või midagi. Aga eelistatavad siis läbipaistvat. Ma olen meigiga done. Kasutan nagu alati Urban Decay All Nighteri setting spray'd. Lokid okei, aga mul alles olid lokid. Juuksur tegi mulle ka lokid. Sirge samas õues on lumi. Seega need sirged juuksed väga kaua ei kestaks. Hea küll, ma käin föönitan oma juuksed ära ja I'll be back. Latte. Mis mul viga on? Vot see on vahe, siin ma olen kätega nad läbi kamminud ja siin ei ole. Nüüd ma lähen pane riidesse. Kindlasti viska like ja subscribe ja aitäh 14 000 subscriberi eest. Ma ei vääri teid, kuna ma postitan nii harva, aga ma luban, ma üritan, ma tahan, ma suudan, loodan, et tervis läheb paremaks, siis on juba lihtsam igast videoid asju teha. Et jaa, head sünnipäeva mulle, häid jõule teile, head aastavahetust juhuks, kui me nüüd seda ei näe, ilmselt ei näe. Mine follow mind ka Instagramis @ennibrita, TikTokis @ennibrita, Twitteris @ennibrita ja võid lisada ka Snapchatis @ennuska. Kindlasti minu aasta merchi www.pipsart.com ja näeme juba järgmises videos. Ma näen nii hea välja. My little baby, change your price tag. That's a upgrade on the watch that. Yeah, I'm at work. If you want that, is your rolling? Be precise, yeah. My little baby, change your life, yeah. That's a upgrade on your ice, yeah. Mul oli just väikene revelation, et ma sain aru, et kaljukitsed, inimesed sündinud 21 detsember kuni kuskil jaanuaris, äkki mingi 17 jaanuar, kui ma ei eksi, on superior ja enne kui kõik teised horoskoopi märkidega inimesed mind räägima hakkavad, siis listen up.
ma ei oleks never, või noh, mul on kaljukitsadest sõbrannasid, aga me ei ole lähedased. Kuna mulle meeldib distants. Ja ma ei oleks never, ma ei suudaks olla teise kaljukitsaga nagu BFF iga päev nagu pidi koos. Kuna ma ei suuda seda mitte kellegagi tegelikult, aga veel vähem kaljukitsaga, kuna kaljukits on kogu aeg vait. Ma ei tea, ma nagu otseselt ei ole seda täheldanud, aga ma arvan, et väga suur asi on ka nagu kaljukitsadel siuke omavaheline kerge siuke nagu competitiveness. Kuna me oleme väga money driven, on ju, nagu we attract money, meie kõige tähtsam on töö. Suhetest, romantilistest suhetest me ei hakkisegi rääkimagi, on ju. Ja siis ongi, et kui sa näed teist kaljukitsast, sa tead, et ta läheb hästi. Aga mis valdkonnas? Kui hästi? Kas me saame üksteist võrrelda? Ja võib-olla kui on sama valdkond. See on nagu... muideks me olime, siis sünnipäeva õhtusöök vanemate juures ja siis ma leidsin Twitteris oli mingi trend, kus sa nagu paned oma selle, on 16 siukest iseloomutüüpi ja sa paned enda oma sinna ja siis sa leiad nagu millised kuulsad inimesed, filmide tegelaskud, karakterid, et nagu kellel on sinuga samasugune iseloomujoon. Ja mul olid kõik mingisugused meesvillinid. Näiteks selle Villamaga nagu Batman on ju, siis V, sealt filmist V for Vendetta, Magneto, Voldemort, Severus Snape, Gandalf, Saruman. Lisaks oli Elon Musk, Zuckerberg, Isaac Newton, Beethoven, Bach, Nietzsche. Aga nagu just Maleficent oli ka ja Evil Queen lumivalgekesest. Ja mul oli väga fun night. Ja nüüd ma võtan kogu meigi maha ja hakkan monteerima. Kuna ma olen kaljukits ja ma teen tööd ka oma sünnipäeval. Love you.